Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark, eetris järjekorras 108 osa kv.ee kinnisvara podcastist. Räägime maakleritest ja maakleritele ja täna räägime võib-olla hoopis kinnisvarainvesteeringutest. Rait Riim, LHV pensionifondide kinnisvarainvesteeringute juht aitab sellest teemast rääkida. Tere, Rait! Tervist ja aitäh kutsumast! Ja kinnisvarainvesteeringutest juttu, aga enne kui teema juurde lähme, ma annan sulle hea võimaluse sulle endast paari sõnaga rääkida ja võib-olla ütled, mis asi on siis LHV pensionifondid ka? Just. LHV pensionifondides kogub oma teise samba pensionisääste circa 130 000 Eesti inimest. Meie varade maht on üle 1,3 miljardi euro ja sellest ja meie tööks on siis pensionifondis seda raha hoida ja kasvatada. Ja ainsa Eesti pensionifondina siis rakendame selle vara kasvatamisel hajutatud investeerimisstrateegiat, mille üheks osaks on siis investeeringud kinnisvarasse. Ja nii umbes 20% Eesti inimeste teise samba pensionisääste me kinnisvarasse olemegi investeerinud ja mina siis pensionifondis nende kinnisvarainvesteeringute eest vastutan. See tuli küll, see jutt tuli nii ilusalt, et üks kahest, kas see oli maha loetud või sa lihtsalt tunned oma tööd hästi. Aga ma küsin sult, et miks meil üldse pensionifonde vaja on, et äkki ma panen lihtsalt raha Nvidiasse või SB500-sse ja põletan seda ise seal? No loodan, et ikkagi nagu ise investeerijad oma raha ei põleta, aga eks nagu miks pensioniks üldse koguda tuleneb ju sellest, et me kõik tahame väärikalt oma pensionipõlve veeta. Ja kui selleks mitte koguda, siis statistika või analüüsid näitavad, et need inimesed, kes teise ja kolmandasse sambasse ei kogu, nende pensioniaegne sissetulek on umbes 1/3 tema tänasest palgast. Et kui sa Tõnu mõtled, et kas sina saaksid 1/3 hakkama sellest rahast, mis sa täna igapäevaselt teenid, kui sa oled pensionieas, siis ma arvan, et vastus on kindlasti ei. Nii et me kõik peaksime panustama sellesse, et pensioniks koguda. Ja teine sammas on üks parim viis seda teha läbi siis selle, et tegemist on sellise väga distsiplineeritud tootlusega, nagu distsiplineeritud kogumisega. Riik paneb alati 4% palgast juurde, kui läbi teise samba koguda ja meie siis pensionifondina veel toodame ka veel tootlust iga-aastaselt juurde, nii et läbi selle on siis võimalik sellisest suhteliselt garanteeritud vaesusest välja ronida siis targalt kogudes ja miks siis investeeringuid kinnisvarasse tehakse, et on selline rahvatarkus, et munasid ei tohi hoida ühes korvis. Et kui me vaatame tõepoolest tagasi viimase 10 aasta Ameerika aktsiaturgude peale, siis sellist tõusu, nagu me nägime, ei ole olnud ju maailma ajaloos kunagi varem. Ja see tekitab tõepoolest inimestes küsimuse, et näiteks LHV tegi eelmisel aastal keskmiselt selline 8% tootlust, et miks ma peaksin siis pensionifondis koguma, kui siin nagu USA aktsiaturud on teinud nagu 15%, eks ole. Aga see oli selline erakordne aeg, mida mina julgen küll arvata, et see niimoodi jätkuda ei pruugi. Ja ka sel nädalal, kui me seda intervjuud salvestame, on ju Ameerika turgudel olnud meeletu verevalamine ja nagu aktsiahindade kukkumine. Ja meie pensionifond sellest niimoodi pihta ei ole saanud. Just tänu sellele, et meie investeeringud on hajutatud, ehk siis, et me siis nagu lisaks aktsiaturgudele tõepoolest investeerime kinnisvarasse, võlakirjadesse. Meil on nii-öelda nagu private equity, ehk siis ettevõtete nagu osalused, nagu erinevad tüüpi laenud ja läbi selle me siis hajutame neid riske, et meie tööks on ennekõike inimeste sääste mitte kaotada. Neid kasvatada suuremas ulatuses, kui on inflatsioon ja iga protsent, mis me siis nagu inflatsioonist rohkem teeme, et see on siis juba nagu pluss, et meie eesmärk on tagada, et inimesed ei kaotaks oma raha ja me ei lähe siis läbi pensionisäästude maksimaalselt siis tulu taga ajama. Ja kinnisvara on meie tootluse üks selliseid püsivaid vundamente. Et me oleme teinud kinnisvarainvesteeringuid alates 2012. aastast ja keskmine aasta tootlus on selline 9% tuuri, et minu meelest on see väga hästi ennast õigustanud, et sellepärast me kinnisvarainvesteeringuid teemegi.
väga hea, et kui sul oli küsimus mulle, et kas ma kolmandiku sissetulekuga saaks hakkama, siis vastus on jah selgelt, et ei saa ja kui jah, et me täna oleme 13. märtsis seda vestlust salvestamas, siis tõepoolest USA börsidel verevalamine käib või aadrid laskmine aga see on ju ka Trumpi lubadus olnud hinnad odavamaks teha, mis väga hästi töötab ja kui me siit nagu nii-öelda sisuliste teemade juurde jõuamegi vaikselt, et kui sa mõtled kas siis Trumpi peale, mis ovaalkabinetis toimub või sellisele keskkonnale, mida majandus- ja poliitilisele, no mis siin ütleme välja sõjalisele keskkonnale, kus me siin Euroopas oleme, et kuidas siin nagu riskid ja selline investeerimise pilt sulle tundub? No Eesti majandus on niivõrd väike ja avatud, et on selline tore ütlus, et kui Saksamaa korraks kõhatab, siis Eestil on kohe gripp. Et eks sellised globaalsed sündmused kahtlemata mõjuvad ka meie majandusele ära ütlemata halvasti, aga see ei tähendaks, et me väikse riigina ei võiks selles olukorras ka võitjana välja tulla ja seda siis nagu majanduslikus nagu mõttes, et mul jäi kusagilt meelde uudisnupp, et tervikuna eelmisel aastal Eestis tehti suhteliselt palju välisinvesteeringuid sektorite üleselt. Aga kui me räägime tõepoolest nüüd nagu ärikinnisvaras, siis nii vähe välisinvesteeringuid ärikinnisvarasse, kui tehti eelmisel aastal, ei ole mulle teadaolevalt ikkagi nagu viimase 10-20 aasta jooksul Eestis kunagi tehtud. Et kui valdavalt eelmisel kümnendil või ütleme, et ajalooliselt on sellised 2/3 kohalikest kinnisvarainvesteeringutest olnud siis väliskapitali tehtud, siis eelmisel aastal 2024 moodustasid välisinvesteeringuid ärikinnisvara sektoris vaid 15%. Et kohalik kapital mõllab ja see on ilmselt ka arusaadav, et välisinvestorite jaoks Eesti paraku on kusagilt Londonist või Ameerikast vaadates nagu rinderiik, et hoolimata sellest, et meil siin täna on rahulik ja me oleme NATO liikmed, siis ikkagi selgelt uusi tegijaid siia regiooni viimastel aastatel tulnud ei ole. Ja ka need, kellel on pikaaegsed positsioonid, ka nendes siis vaid üksikud Skandinaavia investorid on neid tehinguid teinud, aga tervikuna jah, nagu välisinvesteeringuid ärikinnisvarasse praegu küll ei tehta. Ma mõtlen nüüd niimoodi, et meil siin eks ärikinnisvara turg ole pigem Baltikum ole üks turg, mitte siin Eesti eraldi ja Läti eraldi ja Leedu eraldi ja kui Baltikumis on välisinvestoreid vähem, see tähendab seda, et ostjate vahel konkurents on hõredam ja kui ma mõtlen siin parun Rothschildile, kes olevat 1815 öelnud, et osta kinnisvara siis, kui veri on tänavatel, isegi kui see on sinu enda veri, et tema ütles seda peale siin Waterloo lahingut, see on legend, eks, aga vähemalt ilus legend, et kas siis praegu sellises hõredamas konkurentsis ja olukorras, kus veri on tänavatel, õnneks siiski mitte meie veri ja mitte meie tänavatel, on hea aeg osta? Meie pensionifondides hakkasime ärihoonet siis omama või nagu soetama alates 2019. aastast, kui ma LHV pensionifondidega liitusin ja ma pean tunnistama, et sedavõrd head pakkumist ja valikut, kui on praegu, ei ole olnud läbi selle viimase 6 aasta. Ja need, kellel ikkagi nagu Eestisse on nagu pikaaegselt nagu usku, siis mina arvan küll, et nagu täna on väga hea aeg kinnisvara soetamiseks. Ja kui me ka vaatame näiteks eelmise aasta tehinguid, siis Eestis müüdi ärikinnisvara 483 miljoni euro eest ja seda mahtu siis tekitasid 3 suurt tehingut. Oli siis Viru Keskus eestlasest omanikud ostsid soomlasest kaasomanikud välja. Samamoodi juhtus Ülemiste büroolinnakuga, kus siis samamoodi Eesti Kapital ostis välisinvestori välja ja kolmandaks siis Kristiine Keskus osteti eestlastele tagasi. Et minu meelest on nagu head näited sellest, et kuidas nagu väliskapital on soovinud meie regioonist nagu minna. Ja kuigi neid tehinguandmeid ei ole ju avalikustatud, et missuguste tootluste pealt need tehingud nagu tehti, siis näppudele arvutades tundub, et eestlased tegid väga head diilid. Nii et selles mõttes ma arvan, et küll, et kellel nagu pikaaegselt ikkagi Eestisse ja Eesti püsimajäämisesse usk on, minul seda on
et siis täna on ikkagi väga hea aeg osta, et kinnisvara hinnad küll ei ole kuigi palju langenud ärikinnisvarast nagu rääkides, aga siiski valikut on hea, täna on selgelt ostjate turg ja ostja saab dikteerida, mida ta tahab osta, et nii head seisu mina küll oma kogemusest ei mäleta, et oleks meil ärikinnisvaraturul olnud. Aga kui sa ütled, et hinnad pole allapoole tulnud ja ega vist üürihinnad pole ka ülespoole läinud ja kui ärikinnisvara investor teeb investeeringut, siis ta ju mõtleb tootluse peale, et kuidas tootlused on liikunud? Tootlused on läinud investori vaatest paremaks, ehk siis nagu nende vaatest, kes siis on soetanud vara, et kui meil ikkagi nagu eelmise buumi tipus seal nagu prime yield, ehk siis varade eest makstud premium tootlus, seal kukkus isegi kohati alla 6%, siis nagu täna on see selline 6,75 parimate büroohoonete puhul. Parimad laohooned müüakse umbes 7% tootlusega ja kaubandushooned siis 25-7,5. Et nagu minu meelest selline 7% ümber tootlus on väga okei või 7-8% vahel. Et meie pensionifondis, kui need yieldid siin alla 6% kukkusid Baltikumis 2020-2021, et siis meie selle ralliga kaasa ei läinud, targalt tegime ja me ootasime oma aja ära, et minu meelest ka nagu tootluste mõttes praegu on nagu väga hea aeg neid tehinguid teha. Ja kui me ütleme, et varaväärtused langenud ei ole, siis meil pensionifondides on nüüd kinnisvara portfelli väärtus püsinud suhteliselt stabiilselt viimased 2-3 aastat, aga nüüd need hooned, kes on kaotanud üürnikke, mis on halvas seisukorras ja kehvades asukohtades, et seal on siis vakantsuste tõttu selgelt väärtused ka langenud ja kinnisvaras kehtib ikkagi põhimõte, et asukoht ja kui vara on nagu heas asukohas mõistliku kontseptsiooniga, seda on niimoodi nagu jooksvalt kogu aeg nagu parendatud, et siis nendel hoonetel võiks tootlus ikkagi ilusti olla paigas küll. Aga mis investeeringud on LHV kinnisvara portfellis, et kas on ka selliseid hooneid, mida iga meie kuulaja, vaataja võiks teada? No nii nagu ma ütlesin, et LHV-l on ainsa Eesti pensionifondina hajutatud investeerimisstrateegia erinevate siis sektorite või nagu instrumentide ja valdkondade üleselt me hajutame ka investeeringuid kinnisvara valdkonna sees. Et meil on kinnisvara investeeringuid kokku veidi alla 300 miljoni euro, millest 150 miljonit moodustavad siis nagu investeeringud erinevatesse kinnisvarafondidesse. Näiteks on siis LHV pensionifondid üks EFTERi suurimaid investoreid. Siis on meil 100 miljoni euro eest ostetud endale pensionifondide nimel erinevaid hooneid ja me oleme siis Baltikumi, ütleme, et nagu Eesti üks suurimaid üürikorterite omanik, et meil on kokku siis Baltikumis 400 üürikorterit, 300 Tallinnas, 100 korterit Riias ja meil selliseid trofeevarasid ei ole, mis nüüd saaks öelda, et võt nüüd kõik teavad, eks ole. Et võib-olla, et meie suurim vara, või ütleme, et tänases päevas kõige rohkem pildis olev vara on Tallinnas, Tallinna kesklinnas, Tartu maantee 63 paiknev endine Marati trikotaaživabriku hoone, mida me siis praegu rekonstrueerime ja laiendame kaasaegseks A-klassi büroohooneks ja siis mainisin juba meie investeeringuid kinnisvarafondidesse, siis otseinvesteeringuid ja lisaks siis kolmanda sellise investeerimisvaldkonnana on meil ka laenud kinnisvaraettevõtetele, et näiteks siis kinnisvarafondil Baltic Horizon, siis me oleme üks nende suurimaid võlakirja omanikke, et ka siis kinnisvaralaene me siis nagu anname, nii et jah, et me siis ka nagu hajutame oma investeeringuid siis kinnisvaravaldkonna siseselt. Nüüd nagu ennetamaks minu küsimust, et mis oli meie viimane investeering, et siis me viimase hoone ostsime oma portfelli 2022. aastal, 2,5 aastat tagasi, selleks oli siis Sõpruse puiestee 157 rohelise mõtteviisi büroohoone, mis on siis Eesti üks nii-öelda nagu jätkusuutlikumaid ja ägedamaid siis nii-öelda nagu siis rohebüroohooneid oma energiavaiede, vihmavee kasutamise süsteemidega ja nii edasi. Aga samas viimased 2 aastat oleme siis valdavalt teinud investeeringuid laenuturul
et seesama Baltic Horizoni võlakiri on siis meie suurim investeering viimasel 2 aastal, kus me siis laene kinnisvaraettevõtetele oleme andnud võlakirja vormis ja neid tehinguid on olnud siis ka nagu teisi. Aga kui sa nüüd praegu vaatad ja ütled, et on hea aeg kinnisvara investeeringute tegemiseks, et kas siis mingid asjad on kuidagi siis vaateväljas ka, kuhu tahaksid küüned taha saada ja tehingu ära teha? Täna on päris häid pakkumisi turul, aga nagu ma ütlesin, siis me hajutame oma investeeringuid ka erinevate valdkondade üleselt. Ja täna hoolimata sellest, et kinnisvarasektoris on täna häid pakkumisi turul, siis äri kinnisvara ikkagi täna ei suuda veel konkureerida aktsia- ja võlakirjaturgudega. Et näiteks, et kui me siin rääkisime SB500 siin oma intervjuu alguses, et siin SB500 on nagu langenud, eks ole, siin viimastel nädalatel kõvasti, et meil näiteks tehnoloogiaettevõtete seas investeeringuid üldse ei ole, et me juba nägime seda aastat tagasi, et see valdkond on nagu üle kuumenenud ja meil näiteks on väga suur positsioon väärismetallides, näiteks kullas ja kuld teeb oma täna ajaloolisi tippe. Ja kui ma täna lähen siis oma fondijuhi juurde, ütlen, et kuule, et investeerime 10 miljonit ühte näiteks büroo või laohoonesse, siis ta ütleb, et pagan küll, Rait, et pakkumine on hea küll, aga täna me suudame ikkagi võlakirja ja aktsiaturgudelt teha nagu veel paremaid tehinguid ja kui nagu kinnisvara puhul on see halb iseloom, et sellega peab tegelema kogu aeg, et tal on kogu aeg mingi häda, eks ole, üürnikud tulevad, lähevad, pead remontima, pead seal parendama seda, siis võlakirjaturgudel ja aktsiaturgudel on see, et sa teed oma analüüsi ära, missugune aktsia on nagu hea või võlakiri, vajutad nuppu ja see tehing on tehtud ja sa lihtsalt nagu screenid seda nagu investeeringut edasi. Et seetõttu me nagu täna, ma pean ikkagi nagu võitlema pensionifondis, et saada siis, et nagu selle raha eest, mida siis nagu investeerida, et meil on niisugune sisemine konkurents ja täna siis ikkagi jätkuvalt võlakirja ja aktsiainvesteeringute meeskond suudab pakkuda paremaid diile, kui siis mina nagu kinnisvaraturult toon, aga ma olen päris kindel, et küll me siin järgmise 12 kuu jooksul ka mõne tehingu ära teeme. Minu meelest on väga hea point, et pigem väikeinvestorite puhul ma olen märganud seda, et väga lukustatakse ennast ära, et siis vaadataksegi võib-olla ainult SB500 või vaadatakse ainult kinnisvara ja tegelikult on ju väga asjakohane, et ma teen investeeringu siis, kui ma olen seda võrrelnud mingite alternatiividega ja kui ma saan kuskilt parema tootluse või sama tootluse madalama riskiga, siis ma valin nende jaoks soodsama investeeringu. Sinult küsiksin, Rait, mis kinnisvarasektor, ma küsiks nii, mis kinnisvarasegment võiks olla selline, kus on selliseid magusamaid tehinguid ja segmenti me võime vaadata ju kas piirkonniti või kinnisvara otstarbe lõikes või kuidagi äkki veel kolmandat moodi või võib-olla investeeringu mahu mõttes? No hakkame sellest pihta, et eelmise aasta lõpus Eesti kinnisvarafirmade liit tegi oma sügiskonverentsi, kus ma juhtisin paneeli teemal, kas Eesti ärikinnisvaraturg on mingites segmentides üleküllastunud. Ja seal siis turuosalised jõudsid nii siis selles vestlusringis osalenud valdkonna professionaalid kui ka siis inimesed saalist jõudsid järeldusele, et me oleme päris mitme segmendiga nii-öelda nagu peaaegu et punases, et meil on kaubandust, on piisavalt palju, meil on bürood piisavalt palju, hotelle ja siis nähti, et nagu lao- ja tootmishoonete segment on siis nagu selline, kus täna veel nagu nõudlust on rohkem kui pakkumist ja vakantsid on maas. Et samas, kui ma nagu vaatan pakkumisi, siis mul nagu tundub ja ka uute ehituslubade hulka, siis mulle tundub, et me oleme ka nagu laohoonete segmendis nagu jõudnumas sellise nagu üleküllastumise faasi või selle piiri peale. Ehk siis meil täna ei ole sellist nagu lollikindlat valdkonda, mille puhul me saaksime öelda, et selles valdkonnas on nõudlust äripindade järele kõige rohkem. Et missugused nagu tehingud on nagu head, et kui me vaatame seda eelmise aasta 483 miljonit eurot, meil oli 3 sellist väga suurt tehingut, üks tänast Silma külas toimunud selline circa 40 milline nagu keskmises suuruses tehing ja siis umbes 180-190 miljoni ees selliseid väikseid tehinguid mahus kuni 2 miljonit eurot. Ja ma ütleksin, et neid nagu häid tehinguid on tegelikult nagu igas segmendis.
et võib-olla, et see on nagu kõige suurtemate tehingute segment on selles mõttes nagu täna nagu kõige parem, et seal neid ostjaid on vähe, väliskapital, kes tavaliselt üle 100 milli vajasid nagu ostab, et seda täna nagu ei ole ja noh, et seal on nagu, ütleme, et ostjate vahel tõesti konkurents on nagu vähe ja kui sa tahad müüa, sul tegelikult, noh, sa pead saama selle üksiku turuosalisega nagu kaubale. Ja see keskmine segment, siuke paarikümne miljoni euro ulatuses, et seal nagu tundub ka, et täna tegelikult sellised nagu ostjaid nagu pigem on vähe, et kohalik kapital on kasvanud siin viimase 10 jooksul päris tugevasti ja nad teevad täna nagu tehinguid ka, aga samas nagu see raha saab ka ühe hetkel nagu otsa ja meil ikkagi on seda väliskapitali vaja. Ja siis tõesti, noh, seal nagu kõige väiksemas segmendis seal kuni 2-millised tehingud, et seal tükkiliselt eelmisel aastal mõll oli päris suur, tehingute, noh, see struktuur oli ikka nagu väga kirju, täielik pudru ja kapsad. Alates siis noh, nagu mingitest maatükkidest Harjumaal lõpetades büroohoonega Kuressaares või siis mingi vanade koduga kuskil kauges ilusas Eestimaa paigas, et tehinguid toimub jah, nagu igat tüüpi ja ma ütleksin, et häid pakkumisi peaks olema ikkagi nagu kõikides segmentides. Nüüd sa lähenesid, eks investori poole pealt. Võimalus on vaadata ka selliselt, et kui ma küsiks, mis segmentides on probleeme, ma viitaksin kaude või vihjaks sellele, et noh, büroode vakantsus on märgatav, sest inimesed ei taha kontorisse minna, kaubanduskeskustes võib-olla ei ole liiga hea, sest ja kaubanduse mahud ei kerkigi sellises tempos, nagu seda on siin mingitel aegadel teinud ja inimesed käivad poes, vaatavad kauba üle, proovivad teksapüksid jalga, lähevad, ostavad selle 10 eurot odavamalt kuskilt veebipoest. Et kus sektoris siin sa näed, et on probleeme? Ma arvan niimoodi, et võiks öelda, et meil probleeme on kõikides sektorites ja mitte üheskis. Ehk siis ongi see sama minu eelmise mõtte algus, et kas me oleme täna mingisugustes alamsegmentides ülekülastumise faasis, et selgelt meil on, noh, me nagu flirdime selle piiriga, et kas me nüüd nagu lähme üle või ei lähe üle ja selgelt vakantsid on tõusnud ja kahtlemata büroohoonete või büroopindade segment on kõige keerulisem. Et ühelt poolt on, see on nagu keeruline mitmes aspektis, et ühelt poolt on siis see, et meil täna on juba üle 1 miljoni ruutmeetri uut pinda turul arendatud, mida on siis meie rahvastiku kohta suhteliselt piisavalt. Ja tõesti see nagu kaugtöö revolutsioon on nõudlust büroopindade järele vähendanud, et kui ma näen või vaatan neid liikumisi, mida ma siis oma portfellis näen, et siis noh, üldiselt on ikkagi see, et kui ettevõttel saab üürileping läbi, siis ta järgmise pinna võtab umbes 30% väiksema. Ja kui ma siin just lugesin hiljuti ühte Ameerika uuringut, siis seal oli nagu väga tabavalt välja toodud, et 2 asja. Et esiteks oli see, et üürilepingute tehingute maht oma tüki arvu poolest on jõudnud COVID-eelsele tasemele ja teatavat sellist aktiviseerumist me näeme ka siin Eesti turul, aga tõepoolest siis ka Ameerikas umbes 1/3 võrra oli siis keskmine pinnaüür nagu väiksem, mis on nagu maht nagu väiksem, mida siis üüriti. Ja ma tooksin kohe siia ühe huvitava fakti veel, mis sellest Ameerika uuringust välja tuli. See oli nimelt see, et 50% eelmisel aastal Ameerikas tehtud büroohoonete müügitehingutest. 50% juhtudest oli ostjaks kinnisvaraarendaja, kelle eesmärgiks oli siis see hoone kas põhjalikult rekonstrueerida või ehitada ümber kortermajaks. Et see on ka siis üks selline nagu trend, mida nagu büroohoonete puhul me terendame ja miks nagu üks fakt veel siia juurde, et miks veel nagu büroohoonete segment on nagu selline keeruline, et nimelt kui ikkagi nagu ettevõtted liiguvad ühest büroopinnast nagu teise, neil on teatavad vajadused selle ruumi planeeringule ja täna büroopindade ümberehitamine järgmise üürniku vajadustele vastavaks on erakordselt kallis. Erakordselt kallis, et noh, et see on täiesti tavaline, et sa teed 5-aastase lepingu ja näiteks sellest esimese, ja see on nagu algne investeering, mis siis on ruumide renoveerimiseks vaja teha, on võrdne umbes 2 aasta üürituluga, nii et sellest 5 aastast üüritulust umbes 2 aasta tulu tuleb tegelikult panna renoveerimise juurde ja see teeb selle büroohoone segmendi ka nagu raskeks, et nõudlust on vähe ja investeerida on vaja palju. Sa viisidki teema sinna, kuhu ma oleks tahtnud ise
liikuda. Noh, siin on Ameerika näite, et büroo pinnad ostetakse, et nad korteriteks ümber ehitada. Kas me võiks näha ka Eestis seda, et taame mõõgatatradeks ehk siis büroodest saavad elamispinnad või kaubanduskeskustes saab, ma ei tea, midagi muud või et kus hakatakse intensiivsemalt meil jälle sellist esialgset kasutusotstarvet vahetama. Kuidas see Eesti kontekstis või ütleme Baltikumi kontekstis tundub, kuidas sa oskad vaadata seda? Ma arvan, et see turuvajadus hüppeliselt suureneb. Et meil tegelikult ju esimesi näiteid siin ka Eesti turul on olnud, et näiteks seal Gonsiori tänaval üks nagu endine ministeeriumi hoone rekonstrueeriti mõnda aastat tagasi kortermajaks ja sellised näited on olnud küll. Et ma nii väga loodan, et see Tallinna linnaplaneerimisameti haldussuutlikkus teeb kõva hüppe edasi. Et ma lihtsalt mul hakkab pea valutama, kui ma mõtlen selle peale, et kui mul oleks mingi äärelinna büroo hoone, mis asub ärimaal ja mul on siis, ütleme, et nagu see ruumiplaneering või nagu see layout võimaldaks seda ümber ehitada korteriteks, meil on korteritele nagu nõudlus ja siis lihtsalt selle pärast, et me lihtsalt teeme nüüd 10 aastat detailplaneeringut, et seda nagu ümber teha, et see lihtsalt on nagu nii ajuvaba, et me peaksime suutma, et ma nagu väga loodan, et meil turunõudlus selliste muutustele saab olema väga suur ja et lihtsalt, et see nagu linna planeerimine tuleks oma paindlikkusega järgi, et see on siin nagu fataalse tähtsusega ja seda, et me näeme siin järgmise 10-20 aasta jooksul, et büroohooned ehitatakse ümber kortermajadeks või hotell- ja vanadekodudeks, et ma arvan, et me näeme kindlasti neid näiteid. Gonsiori tänava Sotsiaalministeeriumi hoone tegi ümber Kaamuseks, et kui näitena mul endal tuli pähe, et Voltas möllab Endover, kes teeb sinna päris uusi maju ja selliseid näited on ja Hepsor teeb manufaktuurivabrikut siin korteriteks ja nii edasi ja nii edasi. Kuidas konstruktsiooniliselt on, et reeglina büroode selline kuidas öelda siis pinnad on teistsugused ja kas siin ei tule mingit tõrget ette, et paberi peal või meil siin arutada on lihtne, et tee see büroo ümber korteriteks, aga ehitustehniliselt võib see kalliks minna? See on paganama tõsi, et kui me tõepoolest vaatame, siis kortermaja sellist nagu korruse kuju, mis on nagu ideaalne kuju, siis kortermajade puhul öeldakse, et on 16 meetrit laiust, et see laius nagu defineerib enne kõike, trepikodade asukohad, šahtid ja laius. Et see laius on nagu kõige kriitilisem, et kui tegemist on siis sellise nagu laiema 20+ meetrit nagu laia siis büroohoonega, siis sinna korterid rajada tõepoolest ongi mitte nagu võimatu, aga üpris keeruline ja üpris nagu kohmakad korterid tulevad sellest. Ja seetõttu kõik büroohooned ei sobigi siis kortermajadeks ümberehitamiseks. Ja me näeme ju tegelikult ju selle sama Maratimaja näite pealt Tartu maantee 63, mida meie küll korteriteks ei rekonstrueeri, vaid me siis nagu rekonstrueerime seda hoonet büroohooneks. Et ikkagi rekonstrueerimine on ka järjest kallim ja kui me ka vaatame riigi poolt järjest kehtestatavaid uusi regulatsioone, olgu selleks siis nagu regulatsioonid energiatõhususele, varjumiskohtadele ja viimane uudis oli see, et näiteks, et peab kortermajades kas oli 10% korteritest vastama sellistele nõudmistele, et seal saaks ka näiteks atastooliga liikuda, et kõik sellised nõuded teevad ehituse kallimaks ja tihtipeale on see, et see rekonstrueerimine lihtsalt ei tasu ära, vaid et seda nagu tulebki ikkagi nagu büroona edasi kasutada ja nagu rekonstrueerida nagu büroohoone, et see kindlasti lihtne ei ole neid büroohooneid kortermajadeks ümber ehitada. Ja kui Tõnu lubad, siis ja ega meil ju korterite järele ka ju piiramatult ju nõudlust ei ole, et kui me vaatame Eesti elanike arvu, siis me oleme ikkagi nagu vananev ja kahanev rahvastik. Okei, Tallinn on küll Tartu Ülikooli paari aasta taguse uuringu kohaselt meil kasvav linn, aga see on ka ikkagi nagu kasvav linn tänu sisserändele, mis oli nagu see uuring oli tehtud nagu see algusaastatel, et kui me nüüd vaatame meil geopoliitilisi pingeid, et kas üldse nagu välisinimesed nagu sisserändajad tahavad siia piirkonda nagu tulla, et me võime ka kui me rääkisime sellest, et meil ärikinnisvara puhul on see, et nõudlust täna uute pindade järele ei ole, et me saame olemasoleva selle nagu
nagu hoonete fondiga, ärihoonete fondiga hakkama, siis tegelikkuses ega meil ka nagu neid korterid nagu liiga palju tarvis ei ole, nii et eks iga kinnisvaraomanik peab olema nutikas, et oma kohta siin päikse all välja võidelda ja neid hooneid efektiivselt ära kasutada, aga noh, liigutama peab, et kui me vaatame, me saime oma esimese uue maamaksuarve kätte, et meil ikkagi Tallinna kesklinnas on esimesed hooned, mille aastane maamaks on 100 000 euri. Et kui sul selline hoone saab tühjana ja 100 000 eurot kulu on maamaksuna kukil, et siis see ikkagi paneb liigutama. Jah. Maksuteemad prooviks sinna mitte sukelduda, muidu jäämegi. Ma küsiks sult, Rait, et kui me nüüd rääkisime siin elust-olust, kuidas on olnud, mis sellel aastal arengud on, mis 25-26 aastal arengud on, mis sa arvad, et mis meil siin äripindade segmendis kindlasti juhtumas on, mida sa loodad, et juhtub, mida sa tahaks, et juhtuks, kuidas siit praegune ja järgmine aasta paistavad? No eks ärikinnisvara sektor on sellist perfektset tormi siin pidanud taluma juba mitu aastat. Et ärikinnisvara sektoril läheb nii hästi, kui läheb Eesti majandusel. Kui majandusel läheb kehvasti, siis ettevõtted ei vaja uusi pindu, nad ei pea laienema ja siis läheb ka ärikinnisvara sektoril kehvasti. Ja seda, et siin maailma majanduse tõmbetuultes, nagu meie peame kuidagi siin hakkama saama, eks ole, või meil et Eesti majandus keeras eelmisel aastal lõpuks noka kergelt ülespoole, aga me ikkagi oleme siin nagu Euroopa ja muu maailma muutuste keerises ja me peame ikkagi väga kiiresti kohanema, et meil majandus ellu jääks. Ja sellist suurt pidu, et siin võiks tulla, et majandus hakkab kasvama, et see saab minu meelest tulla ikka ainult siis, kui meil Ukrainast tuleb selline õiglane sõjalõpp ja siis eufooria taustal kogu maailma majandus ja Euroopa majandus hakkab kasvama, et see võiks olla selline päästerõngas, aga et majanduse mõttes ma tegelikkuses ei näe sellist väga kiiret muutust, mis siis äripindade segmenti võiks muuta. Ja negatiivse poole pealt siis riik jätkuvalt tööpoolest survestab kinnisvaraomanikke investeerima ennekõike energiatõhususse, ehk siis vähene kasum, mis sellest valdkonnast tekib, tuleb panna investeerida tagasi. Ja kolmandaks ei ole ka vähetähtis ju intressipoliitika, et me nautisime ikkagi terve eelmise kümnendi rekordmadalaid intresse ja kinnisvara oli väga kasumlik. Ja kuigi nüüd Euribor on tulnud 4% seal 2,3-2,5 juurde, siis kui me vaatame siin hiljutisi uudiseid Saksamaalt, Euroopa Liidust, et Euroopa eelarvepoliitikad lastakse lõdvemaks ja kaitsekulutused võetakse Maastrichti kriteeriumite alt välja, see on ikkagi selge märk sellest, et inflatsioon kihutab tõenäoliselt uuesti ülesse ja siis Euroopa Keskpank hakkab uuesti seda intressiga reguleerima. Nii et minul on küll selline kahtlus, et me pigem näeme intresside tõusu siin järgmise 2 aasta perspektiivis kui langemist. Nii et selles mõttes mis sa salata, ärikinnisvara sektoril ei ole mingit sellist hõlpu ees oodata siin lähima paari aasta kontekstis, kui just tõepoolest siis sõda ei lõppe ja meil tekib selline eufooria ja kõige vabanemine, et selline morbiidne mõte tuli välja. Sõja lõpu teema on jälleks nii lai teema, et mida see tähendab ja kui palju seal Venemaa, mis iganes allkirju kuskil usaldada saab, et eestlased ei usalda midagi ja mõned, kes kaugemal on, need usaldavad kõike. Aga et võib-olla siin sellest sinu jutust ma kuidagi loen ridade vahelt enda jaoks vähemalt välja või kuulsin seda, et kui üheski segmendis siukseid probleeme ei ole ja samas kõikides segmentides on mingid omad probleemid, võib-olla see näitab ka mingit turu küpsust, et me oleme läinud sinna maani oma turuga, kus ei olegi olukord, et iga loos võidab. Ja siis tulebki nutikal, kas siis investoril või arendajal, kus tooli peal istuda, tuleb siis leida mingi innovatsioon, millega olla teistest parem. Ja kui siit ju... Nii.
jah, sa nagu minu meelest on nagu praegu panid täpselt naelapea pihta, et kui me vaatame nagu väga paljusid ärihoone, mis ehitati seal 2005 kuni 2007, siis noh, nagu sel hetkel oli see, et vahet ei ole, kus sa nagu kopa maasse lõid, et noh, nagu uut pinda oli taasiseseisvunud Eestil, nagu kasvav majandusel nii palju vaja, et kõik hooned pandi täis. Aga kui täna vaadata neid 20 aastat vanu maju, siis nagu hoia kahe käega peast kinni, et noh, et kui halvasti nad on planeeritud, läbi mõtlemata, puudub paindlikkus, ei saa ümber ehitada, et noh, ja me siin just oli nagu uudis sellest, kuidas, noh, okei, võib-olla, et see on nagu natuke nagu halb näide, aga noh, et Eesti Post oma Ballasti tänava postikeskus ehitas 1999. aastal ja siis oli just hiljuti uudis, et siis kinnisvaraarendaja nimega Ehitustrust ostis selle hoone ära ja plaanib selle siis nagu maha lammutada, et teha sinna kortermajad, et noh, 20 aastat vana maja ja me lihtsalt nagu tõmbame selle täna maha, et ma arvan, et selliseid hooneid, mida ei ole võimalik rekonstrueerida ja ümber ehitada, on tegelikult teisi ka, mis lähevad lammutamisse, et selles mõttes on sul nagu õige, et me oleme jõudnud turuga nagu sellisesse küpsesse faasi, enam lihtsalt mingisuguseid lollusi ei tehta, ei ehitata selliseid hooneid asukohta, kuhu ei ole neid hooneid pikas perspektiivis nagu vaja ja iga järgmine uus hoone pakub turule sellist uut kvaliteeti, läbimõeldud lahendusi ja innovatiivseid lähenemisnurki, nii et selles mõttes ma arvan jah, et kindlasti uusi hooneid on ka vaja, aga nad selgelt peavad looma mingit täiesti uut väärtust. Mis sektoris võikski siis sellised nagu kiiremad või olulisemad muutused olla, et kui nüüd viskaks perspektiivi pikemaks, vaataks sellised 5 kuni 10 aastat edasi, et kus sektorites oleks võimalik kõige parema, kõige hõlpsamalt või paremini mingit innovatsiooni teha, midagi täiesti uut kvaliteeti turule tuua? No mis ma arvan, et ega sellist nagu ühte kindlat valdkonda ei ole, et me peame ikkagi nagu doseerima niimoodi mõistlikult igasse valdkonda neid uusi ja senisest paremaid hooneid. Et mis ma arvan, et meie turul on selline noh, nagu vähe rakendatud lahendused on sellised multifunktsionaalsed kvartalid või piirkonnad. Et noh, me ikkagi nagu oleme harjunud, et me teeme siia, siin on meil büroolinnak ja siin on meil ainult korterid ja siin on meil ainult kaubandus, et ma arvan, et me ikkagi hakkame nägema sellist multifunktsionaalset piirkondi, kus sul on ühes asukohas või ühes hoones noh, nagu rohkem erinevaid funktsioone, et selline mixed use inglise keeles öelduna, ma arvan, et on ka selline noh, nagu uus trend, mis võiks nagu lennata. Okei, jah, segakasutus, et noh, see on võib-olla ka kaubanduskeskuste näide, et 2005 aastal pangad kaubanduskeskuses oma kontoreid ei avanud, sest see ei olnud piisavalt väärikas ja täna me näeme kaubanduskeskustes spordiklubisid ja kuskil mõnedel kaubanduskeskustel on parklasse plaan seal elamispindu ehitada või raamatukogud kuskil Soomes ja sotsiaalteenused, no ma mõtlen sotsiaalteenused, kohaliku omavalitsuse mingid teenused. Tahtsid öelda siia midagi? Jaa, ma tahtsin öelda, et ma käisin just kuulamas hiljuti T1 juhi Tarmo ühte ettekannet, kus ta rääkis sellest, et kuidas nemad on nagu T1 kaubanduskeskust ümber pööranud ja seal on ju ka büroopinnad ja büroopinnad olid esimene segment, mille nad oma selles keskuses täis said. Ja minu meelest on ära ütlemata loogiline, et sul on nagu, sa lähed sinna kaubanduskeskusesse nagu büroosse, sul on väga hea parkimine päevasel ajal, kui inimesi väga palju poes ei ole, sul on olemas kõik need teenused ja toitlustuskohad, et sa ei pea majast välja minema ja õhtul siis neid samu parkimiskohti kasutavad nagu ostlejad, et selline, noh, nagu minu meelest nagu hea näide sellest, kuidas tegelikkuses kaubanduskeskuses büroopinna üürimine võiks olla selline win-win lahendus noh, nagu kõigil osapooltele, et see on minu meelest hea näide sellest, et miks mixed use võiks, või see kasutus võiks minna popimaks laiemalt. Ja kui me oleme nüüd lõpupoole tüüri maas, siis ma küsiks, kui optimistlikult või pessimistlikult sa vaatad siin kas siis lähitulevikku või natuke kaugemat tulevikku, sest ega kinnisvarainvesteeringute juhil väga lühike vaade ei saa olla? Noh,
ega kui me räägime jah, nagu kinnisvara investeeringutest, et ega see nagu lihtne valdkond ei ole, et see, et lihtsalt, et panen nagu tõesti nagu nagu betooni kasvama ja sealt kohe hakkab kasumit nagu tulema, et noh, see aeg ma arvan, et on nagu pöördumatult ümber, aga see ei tähendaks, et sektoris raha ei ole võimalik teha, et tuleb lihtsalt toimetada nutikalt ja jätkukindlalt ja kinnisvaras kehtib reegel asukoht. Et kui on hoone õiges asukohas, siis on võimeline olema pikaaegselt konkurentsis ja teenima oma omanikele pikaaegset üüritulu. Ja meie pensionifondis minu meelest oleme seda suutnud väga hästi tõestada, et meil on nagu püsinud hoolimata sellest viimasest 2-3 aastast üüritulu väga heal stabiilsel tasemel ja see on olnud meie pensionifondi pikaaegse tootluse nagu aluseks. Et on võimalik ärikinnisvaraga raha teha küll, lihtsalt tuleb olla kannatlik, osta hooned õigesse asukohta ja neid niimoodi järjepidevalt kaasajastada ja nagu hoida nagu töös, et on võimalik toimetada küll. Ja kui me räägime nagu investeeringute ja ostupoole pealt, et kellel vähegi on ikkagi nagu Eesti püsima jäämisesse usku, siis nagu sa ennist ütlesid, kui ikkagi nagu veri on tänavatel piltlikult öeldes, et see on nagu parimad ostukohad ja kuigi ärikinnisvara hinnad ei ole kukkunud siin Ukraina sõjaeelse tasemega eriti või kuigi palju, siis nagu paremad valikud, kui on praegu, mina ajaloost ei mäleta, et kellel ikkagi kapitali on ja investeerida tahab, et siis täna nagu tegelikult saab teha häid diile küll. Nii, mis pakkumised meil menüüs on, et Kristiine keskus läks kaubaks ära, Rocca al Mare keskus, Solaris on siin meediast läbi käinud, mis veel sellised märgilised hooned, mida inimesed võiks teada, on pakkumises? No mina saan ainult nimetada neid, mis on käinud ajakirjandusest läbi, et tõesti need, mida sa juba mainisid, aga siin oli just hiljuti ka uudis, et näiteks et Postimaja ja Coca-Cola Plaza hoone on müügis, et minu meelest jällegi fantastiliselt hea, unikaalne asukoht linna südames, et selliseid hooneid ikkagi nagu müüakse nagu kord 10 aasta jooksul, et neid ikkagi headel aegadel ainult hoitakse, et siis keegi nagu ei müü, aga jah, teiste objektide puhul, ega mina mingitesse projektidesse sisse vaadates sõlmin ju konfidentsiaallepingu, et ega ma kõiki kaarte ka avada ei saa, aga kellel vähegi huvi on, siis Eesti on ju väike, et kinnisvaramaaklerid on ju hästi kursis sellega, mida turul pakutakse, nii et kes ostu tahab, et siis pöörduge maaklerite poole, küll nad teile need ostukohad ette toovad. No väga kena. Retkule mulle meeldiks nagu i peal üks täpp ka veel panna siin kõige lõpetuseks. Ma ikka külalistelt küsin mõne soovituse või nõuande, mis nad võiks kas meie saates kaasa võtta või siis mingi üldisem või kitsam, kuidas sa soovid. Kas sa annaks ka mõne mõtte kuulajatele, vaatajatele kaasa? Ma võib-olla, et mitte ei oleks nagu soovitust, vaid oleksin 2 hoiatust. Aha. Et nimelt esimene hoiatus on see, et nagu ma mainisin, siis minu sisetunne ütleb, et inflatsioon tuleb tagasi ja kui me vaatame ka maailma ajalukku, siis alati inflatsioonil on ka nagu teine laine ja see on märksa suurem kui esimene. Et tuleb olla valmis selleks, et laen läheb uuesti kalliks. Et see on nagu võib-olla nagu üks hoiatus ja teine on siis see, et ärikinnisvara on valdkond, mis nõuab tegutsemist. Et see ei ole selline passiivne investeering, et ostan oma aktsia ja jätan oma investeerimisportfelli lihtsalt selle nagu kasvama või siis dividendi teenima, et kinnisvaraga on vaja nagu tegeleda. Ja see ikkagi nagu selgelt on selline valdkond, kus peab olema kas professionaalne meeskond või peab ise olema siis selline nagu hands-on tüüpi investor, kes siis selle hoonega igapäevaselt nagu tegeleb, ja kui siis on tegemist sellise passiivse investeeringuga, siis minu kogemus ikkagi nagu näitab seda, et need hooned ikkagi kukuvad päris kiiresti konkurentsist välja, kui nendega ei tegeleta. Nii et kui oled minemas kinnisvarasse investeeringut tegema, siis arvesta, et see on valdkond, mis vajab nagu igapäevast aktiivset tööd. Ma arvan, need on väga head mõtted, mille peale tasuks tõsiselt mõelda ja eks tõmbamegi sellega otsad kokku. Täname kõiki kuulajaid vaatajaid, et oma aega meile pühendasite. 108. osa kv.ee kinnisvara podcastist oli eetris. Rääkisime kinnisvara investeeringute vaatenurgast. Rait Riim, Rait on LHV pensionifondide kinnisvara investeeringute juht, aitas teemat meil siin lahata ja kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark olen mina.
kohtume järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides ja saate eetrisse minekuks peaks kas kevad olema juba tulnud või kohe tulemas, et igal juhul soovin head kevadet kõikidele ja järgmiste kohtumisteni.